austatud esimees, austatud volikogu liikmed. Et nüüd on see hetk käes, kus pea üle 5 tunni on volikogu kestnud ja saali on nüüd vähemus inimesi. Seetõttu mul on äärmiselt piinlik teie õhtust aega siin ka kulutada ning ma püüan teha võimalik lühidalt. Ja justkui muhv räägiks, kes kirjutab endale, räägime me siin ise endale. Aga formaaljuriidist on volikogu praegu kestab ja kuna kõik kõned lähevad saavad salvestatud ja võib-olla ka teatud määral levivad, siis on ehk sellest mingisugune kasu. Esiteks, ma olen ka korduvalt enne öelnud ja tunnen piinlikkust absoluutselt kõikide volikogu liikmete sõnavõttude, küsimuste ja repliikide üle, mis on solvavad ja mis ei ole efektiivsed ja tegelikult madaldavad meie autoriteeti ja meie tõsiseltvõetavust. Et mul on siiralt piinlik, mul on kahju sellest ajast, jätkuvalt on kahju sellest ajast, mis siia kulutada, nii et volikogu koosolekud on ebaefektiivsed. Samuti austatud volikogu esimees. Ma olen ka pidanud volikogu esimehe ametit ühes väikses omavalitsuses Lõuna-Eestis ja siira lugupidamisega teie vastu ma tahaksin volikogu liikmena tunda ka volikogu esimehe poolt suuremat austust, ehk sellised sõnad nagu tere päevast, tere õhtust, aitäh pärast sõnavõttu, küsimust, see oleks kohane, aga see on minu tagasihoidlik väike soovitus ja koolijuhina ehk on ka seda paslik teile öelda. Ma vabandan, kui te tunnete ennast puudutatuna, aga ma pidin selle välja ütlema ja oleks tegelikult ammugi tahtnud öelda. Üks aspekt veel. Olen püüdnud hoida, olen hallatav asutus, Tallinna linna hallatav asutuse Gustav Adolfi gümnaasiumi direktor. Ja olen püüdnud hoida seda hallatav asutuse tasandit volikogust eemal. Aga siiski, ma otsustasin, et ma seekord ütlen selle asja välja. Ma astusin Isamaa Respublika Liidu liikmeks 4-5 aastat tagasi. Koolijuhina töötan 9. aastat. Kuni selle ajani ma olin apoliitiline ja ütlesin seda selgelt välja. Ning tajusin ka selgelt, et ma saan koolijuhina töötada ja arendada oma kooli nii nagu parimad tõekspidamised hariduspraktikas seda võimaldavad. Ma olen ka peaaegu viimase ajani tajunud, et suhteliselt vabad käed on kooli juhtimises ja hariduskorralduses kaasarääkimises, et mind on aktsepteeritud. Aga nüüd, kui ma olen asunud aktiivse Tallinna linnavolikogu liikmena ametisse, ma enam nii ei tunne. Ma tegelikult ütlen nüüd ühe sõna veel. Abilinnapea Mihhail Kõlvartiga ma tunnistan ja olen ka seda varem öelnud, sujub meil väga konstruktiivne ja meeldiv koostöö ja minu praktika ajal on see üks esimesi abilinnapäid, kes minu arvates tõeliselt hoolib haridusest, õpilastest, hariduskorraldustest, muudatustest. Küll aga ma bumerangina tunnen tema selja tagant, et otsused või läbirääkimised, millega olen ise seotud, ei leia, saavad teatud pidurdatuse ja seda tänu sellele minu poliitilisele kuuluvusele, ehk siis, et ma kuulun opositsiooni. Sealt edasi, lugupeetud linnapead olen kutsunud, olen ka seda varem öelnud, kordi, need võib olla kordada 20 selle pea 9 aasta jooksul külastama Gustav Adolfi gümnaasiumit kui linnapea, siira austusega, ilma mingisugust tagamõteta. Ta ei ole leidnud mitte ühte korda võimalust. Olen teinud seda ametlikult kirjas, meilis, Facebooki kaudu ja abilinnapea kaudu. Mitte ühte korda. Millest see kõneleb? Meil käis külas viimati linnapea Jüri Ratas, kui ta istutas ka koolihoovi puu. See tegelikult ei ole austav suhtumine ja mul on sellepärast kurb ja ma loodan, et linnapea võtab selles osas midagi ette, ilma mingisuguse pikema tagamõtteta. Ja viimaks seoses kooliga. Gustav Adolfi gümnaasium vanim kool Eestis 383 aastat siin olnud. Tegelikult institutsionaalselt üks hariduse selliseid uhkeid alustalasid nii Eestis kui Tallinnas. Tema hoonestik koosneb mitmetest osadest. 1912. aastal ehitatud võimlahoone on äärmiselt viletsas olukorras ja vajab renoveerimist. Seal on 1/4 õppeklasse, võimla ja muud hooned. Siin ma tajun väga selgelt, et minu kui koolijuhi poliitiline kuuluvus on takistuseks selle kooli ja võimlahoone renoveerimise jaoks vahendite eraldamiseks. Ja see on äärmiselt kahetsusväärne. Ma kutsun üles linnavalitsust ja otsustajaid võimuerakonnas seda suundumust muutma
ning eraldama vahendid vanima kooli Gustav Adolfi gümnaasiumi võimla renoveerimiseks. Aitäh teile, kena õhtut!